Jumal. Amen. Ma lähen täna edasi teemaga, mis ma eelmine pühapäev hakkasin rääkima. Aga enne kui ma lähen veel põhiteema juurde, hakkame rääkima sõprussuhetest või üldse sinu suhetest. Räägime ühe sissejuhatuse ja lähme Apostlitegude 10. peatükki. Ja 23. või 25. salmis. Nüüd kogu sellele asjale on eelnenud üks lugu, kus Korneliusele ilmub ingel ja ütleb, et kutsu Peetrus enese juurde. Ja Peetrusele Jumal ilmutas ka andis nägemuse ja ütles, et ta peaks minema selle nägemuse kaudu põhimõtteliselt peaks minema paganatele evangeeliumi kuulutama. Ja tegelikult see, mis ma tahan siit välja tuua, on see, kuidas meie loome õhkkonna, kus Jumal saab tegutseda. Ja seda vaatame just Korneliuse näite puhul. Ja siin ta ütleb siis 26. salmis. Ja kui Peetrus oli sisse astunud, 25. läks Kornelius talle vastu ning heitis tema jalge ette maha ja kummardas. Ja Peetrus tõstis ta üles ja ütles, tõuse üles, ka mina olen inimene. Ja kui tema oli kõnelenud, läks ta sisse ja leidis ees suure hulga inimesi ning ütles neile. Te teate, et juuda mehele ei ole luba sõbrustada muulasega või minna tema juurde, aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Sellepärast olen ma ka tõrkumata tulnud, kui mind kutsuti. Siis küsin ma nüüd, mis asja pärast te olete mind kutsunud? Kornelius ütles, 4 päeva tagasi olin otse sel samal 9. tunnil oma kojas palvetamas ja vaata, üks mees seisis minu ees hiilgavais riides. Ning ütles, Kornelius, sinu palvet on kuuldud ja su annid on Jumalale meelde tulnud. Siis läkita nüüd Jopesse ja kutsu Siimon, keda lisanimega hüütakse Peetruseks. Tema on võõrsil nahkur Siimona majas mererannas. Siis ma läkitasin seda maid sinu juurde ja sa oled hästi teinud, et tulid. Nüüd me oleme kõik siin ühes koos Jumala ees kuulmas kõike, mis Jumal sind on käskinud. Me näeme tegelikult see, et Jumal nüüd selles situatsioonis, nad saavad kõik seal päästetud ja püha vaim langeb ja nad hakkavad võõraid keeli rääkima ja kogu see pere ja kõik ka tema ka sulased ja kes ta iganes ka olid, said kõik päästetud ja nende elu sai totaalselt muudetud ühe hetkega. Nüüd see hakkab peale millest? Tema südame hoiakutest. Kas sa märkad, see, mida välja toob ingel, ütleb, et sinu palved ja sinu annid on Jumala ette tõusnud. Nüüd üks asi, ma praegu ei hakka andmisest niivõrd rääkima, aga sinu andmine mõjutab palju rohkem kui ainult sinu raha asju. Vahetevahel inimesed ei anna selle aru, aga see mõjutab tegelikult ka seda, kui palju Jumal sinu elus saab tegutseda. Sest et ta räägib sellest, et need annid on tõusnud Jumala ette ja nüüd me näeme, mida Jumal teeb tegelikult selles situatsioonis. Ta otseselt ei õnnista teda rahaliselt või materiaalselt, mitte seda, et Jumal ei tahaks teha, vaid iva on selles, me näeme, et tal oli üks palju olulisem vajadus. Ja sageli sinu annid ja sinu andmine räägivad Jumalale sellisel kombel, et see, mis sul tõeliselt on kõige rohkem vaja, Jumal tuleb ja täidab selle vajaduse. Nüüd see ei ole see, et sa ostad oma andmisega midagi, mis sa iganes vajad siis, aga see tähendab seda, et see mõjutab otseselt seda, kui palju Jumal sinu elus tegutseb. Vahest inimene tänu oma sõnakuulekusele, oma andmisele võib tuua selle kaudu enda ellu tervenemise, vahetevahel ta võib tuua mingisuguse läbimurrangu, mingi muudatuse, mingisuguse totaalse pöörde oma ellu just tänu sellele, et ta on usus andnud ja südamest tõesti tahtnud anda. Ja me näeme, mida ta teeb sellega, ta loob sellega keskkonna, kui me võime seda ka koosolekuks nimetada, selleks samaks koosolekuks. Ja see ei olnud ainult üks asi, mis see, et sa mõni ütleb, mul on koosolekule kohale tulnud, see peaks olema ka juba esimene hea algus. Ja see on hea algus, aga sina saad luua keskkonna, kus Jumal hakkab tegutsema. Ja teine asi, me näeme, kas sa märkad, mida Kornelius ütleb? Nüüd me oleme siin kõik siin ühes koos Jumala ees kuulamas kõike, mis Jumal sind on käskinud. Nüüd me näeme, et ta paneb ennast ühte positsiooni ja ta saab aru, et see on midagi väga olulist. Me näeme isegi, ta läheb alguses niivõrd natuke üle parda, kuna ta on niivõrd tohutult igatsemas
et hakkab lausa Peetrust nagu kummardama, aga seda Peetrus ütleb, et see nüüd küll ei ole õige, seda sa ei peaks tegema. Aga iva on selles, me näeme, see on see tohutu soov ja igatsus kuulda Jumala käest, mis Jumal on rääkimas. Ja see on see, mis muudab selle õhkkonna. Ja me näeme siin ühte huvitavat asja selle situatsiooni juures, paljud räägivad sellest, et inimene peaks ju kõigepealt päästetud saama, ja siis ta saab pühavaimuga ristitud. Ja nemad otseselt ju seal patuse palvet, kui sellist nii-öelda klassikalises mõttes ei palunudki. Aga me näeme nende tohutu igatsus ja nende südame usk oli juba selles kohas, et nad otsustasid uskuda Jeesusesse kogu selle jutluse käigus, ilma isegi patuse palvet palumata. Vahetevahel, saame aru, see südame usk on väga oluline element ja juba püha vaim langeb ja täidab nad püha vaimuga ja nad hakkavad võõraid keeli rääkima. See on seesama juhtub. Ja me näeme, nad loovad keskkonna, kus Jumal tegutseb nende seas. Siis õigete südamehoiakutega ja selle tohutu igatsusega Jumala järgi. Sina võid ka seda teha ka tänase koosleku kontekstis. Ja iga kord tegelikult, kui sa tuled Jumala sõna kuulama, sina mõjutad seda ja sina lood selle keskkonna, mis Jumal saab teha selles kohas. See ei ole nii, et kui Jumal tahab, siis las ta tegutseb. Ei, see on see, kas sina igatsed. Kas sina soovid, et tõesti sa ootad, et Jumal, ma tahan, et sa võiksid kõneleda minu vastu, ma tahan, et sa võiksid rääkida mulle midagi olulist. Amen. Ja see peab olema meie suhtumine. Amen. Kiitus Jumalale. Ma lähen nüüd selle tänase teema juurde siis ja ma räägin tegelikult siis just sellisel teemal, kes on sinu sõbrad. Kes on sinu sõbrad? Nüüd vaata Apostolitegude 4. peatüki 23. salmi. Ma kordan täna päris mitmeid kirjakohti üle, aga vaatan võib-olla nõksu teisi nüansse nendest. Et kui sa eelmine kord kohal olid, siis ära arva, et ma olen ära unustanud, mis ma rääkinud olen. Ma tean täpselt, mis ma olen rääkinud. Apostel 4.23 ütleb niimoodi. Räägib Peetrusest, Johannes ütleb, et kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga kui need seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Nüüd me näeme Peetrus ja Johannesel, nad satuvad tagakiusu alla. Nende nii-öelda töö üritatakse kinni keerata, neil üritatakse keelata Jeesusest rääkimine. Niisiis, see oli nende jaoks väga oluline, sest see oli nende kutse Jumala jaoks ja Jumala riigis teha. See oli seda, mis Jumal oli neile andnud ja Jeesus oli isiklikult neile öelnud, minge kõike maailma. Ja nüüd me näeme, tõusevad inimesed nende vastu, kes olid arvestatava positsiooniga, kes ei olnud lihtsalt, nagu öeldakse, keegi kuskilt suvaline, vaid need olid positsiooniga inimesed. Ja nad üritavad, nagu öeldakse, nende töö kinni panna ja nad on tõsise surve, nad on tõsise tagakiusu all. Mis nad teevad selles olukorras? Nad lähevad omade juurde. Nüüd see on üks asi, mis me peame inimestena seda nagu enese mõtlemises lausa harjutama. Ja kahjuks inimlik loomus on see, kui inimestel on probleemid, siis millegi pärast inimlik loomus või lihalik loomus tahab tõmbuda just eemale. Ma istun kodus ja võib-olla ma nutan ja võib-olla ma muretsen või teen midagi sellist negatiivset nii-öelda selles mõttes ja elan seda asja üle ja miks ma ronin sinna nende sekka või vast inimene ise mingisuguse rumalusega hakkama saanud, mingi väga vale valiku, väga vale asja teinud oma elus ja siis ta nagu öeldakse, ei ma ei hakka, mis ma lähen sinna kogudusse, keegi ei taha mind seal, keegi iva on selles, ükskõik mis on see põhjus, ükskõik mis on see situatsioon, see on see koht, kuhu sa peaksid tulema. Amen. Ja vahetevahel inimesed ütlevad, ma olen haige, kas ma hakkan ronima nende sekka, ma olen haige, äkki veel keegi nakatub ka. Nüüd, see peaks olema see põhiküsimus, kas sina tahad abi saada. Amen. Ja kui sina tuled kogudusse, siis sina pead olema usus ka, et sa endale külge ei kleebi midagi. Amen. Ükskõik, kus oled sa kodus või oled sa kuskil mujal, sa ei pea olema hirmu all nende asjade suhtes. See maailm on hirmu all, mõned on uuesti jälle maskid välja otsinud endale, kardavad grippi ja mida iganes. Nüüd me peame olema kristlasena need, kes käivad usus, amen, ja mitte hirmu all. Muidugi tegelikult sageli, kus see hirm tuleb, see on see, mida nad kuulavad ja vaatavad, millega ennast toidavad. Nagu näiteks siia vahele, ma täna sattusin juhuslikult nagu uudised vaatama, avastasin, et me oleme nagu mitu päeva maha maganud, et mingisugune Lõuna-Ameerikas, Venezuelas mingisugune sõjamoodi asjadus on käivitunud. Et sa avastad ka, et ma ei teagi, mis toimub üldse ümberringi. Nüüd sul on vahel on see kasulik isegi, et sa ei pea teadma kõiki asju.
Või siis ma lähed poodidesse, vaatad, mis imelikud inimesed, maskidega hakkavad ringi käima. Väga palju neid, kui ei ole õnneks veel ka. Ma mõtlesin, mis neil viga on huvitav. Siis tuli välja, et grippi kardavad kõik. Ole. Nüüd iva on selles, et millega sa ennast toidad. See on see, mis sinus ehitub. Ja kui sa kuulad ja vaatad, sulle korrutakse ja ehitad eneses hirmu, siis sa ennast ka paned positsiooni, et see võiks sulle külge hakata. Nüüd sina võid seista vastu hirmule. Amen. Ära tunda selle kohe, nii kui see üles kerkib, nii kui selle välja pakutakse. See ei ole see, mida ma peaksin toitma. See ei ole see, mida mulle on vaja. Jumal ei ole andnud mulle hirmu vaimu. Amen. Või eesti keeles vist ütleb kartuse vaimu. Jumal ei ole andnud sulle seda. Ja sa seisad sellele teadlikult vastu. Ma ei võta seda vastu. Aga me näeme nüüd siis, mida tegid Peetrus ja Johannes. Nad tulid omade juurde. Kui sinul on probleemid, kui sinul on raskused, kus sa pead tulema? Omade juurde, kogudusse. Amen. Nüüd siin üks teine asi on ka. Vahetevahel inimesed ütlevad, no ka see on kuidagi minu privaatne asi. Ma ei hakka seda nagu nii rääkima. Nüüd on mõningad asjad, seda tõesti sa ei pea nagu öeldakse kõigile koguduses rääkima. Aga sa peaksid olema piisavalt usus ja usalduses, et tulla vähemalt rääkida sellest pastoritele. Et me võiksime selle asja koos paluda, selle asja koos seista, et selle asjale tuleks lahendus. Amen. Sa ei pea nagu öeldakse üksinda mingisugust asjast läbi pressima, üksinda mingi asjaga hakkama. Jumal on pannud sinu ümber inimesed, kes on kutsutud sinuga koos olema. Amen. Ja koos seisma. Amen. Ja me oleme näinud piisavalt ka, ütleme, sellised inimesed, kes on sattunud väga tõsisesse kriisiolukorda, keerukasse situatsiooni ja tänu sellele, et inimesed on, kes on palvetanud, nad on tulnud sellest välja. Ja täiesti isegi elu ja surma küsimustest. Isegi on inimesed on tulnud kohast välja, kus, nagu öeldakse, see on olnud võib-olla ainult tundide küsimus, kus oleks võinud läinud olla, aga ta ei sai elama tänu sellele, et keegi kandis neid palves. Keegi oli nendega usus. Amen. Ja kogudus peab olema see koht ja me teeme oma parima, et me võiksime olla, ei ole meie suutlikkuse küsimus, see on Jumal, kes on see, kes seda teeb. Ja me näeme ka sellele kogudusele, nende omadele läks korda see, mis on toimumas Peetrus ja Johannese elus. Mõni võiks öelda, nad olid ju vaimulikud juhid, nad peaksid ju vaimus tugevad olema, nad peaksid usus ju tugevad olema. Me näeme, nad kõik koos tõstsid häält. Nad kõik haarad sellest usus kinni, et see asi peaks saama muudetud. Ja siit tuleb üks teine asi, väga oluline. Ka sina peaksid olema huvitatud sellest, kuidas läheb sinu kaaskristlasel või ehk siis vennal ja õel. Eriti just selles kontekstis, kui on tegemist kogudusega. Amen. Kui sa kuuled, et kellelgi on mingisugune probleem või mingisugune keerukas situatsioon, mis vajaks lahendust, siis sina peaksid olema ka see, kes on tema eest palvetamas. Mitte ainult see, et me kui paneme palvekoosolekule või palvekoosolekul on üks palveteema või midagi taolist. Ei, aga sa isiklikult võib-olla kuuled, isiklikult võib-olla suhtled ja see ei olegi võib-olla isegi nagu otseselt välja kuulutatud kui selline, aga sa saad aru, sul süda haagib. Ma peaksin selle asjast paluma. Siis palu. Amen. Kindlasti palu seda. Sest et see peab meile korda. See on üks asi, mis loob ka inimsuhteid. Kui sa tahad, et nagu öeldakse, sul võiks olla üks hea ja ütleme ka südamest tugev suhe kaaskristlastega, siis üks asi, mida sa teed, on palveta nende eest regulaarselt. Amen. Näiteks ka isegi Paulus lausa ütleb seda, et paluge meie eest. Kas sa märkad? Ta isegi ütleb seda, õhutab seda. Ja mida ta ise teeb, kui sa jälgid enamus kirjade algus, mitte enamus võib-olla on liiga ebatäpne, aga väga paljud oleme täpne niimoodi. Kirjade alguses Paulus räägib sellest, kuidas ta nende koguduste eest palvetab. Ja ta ei ütle seda, et ma kunagi palusin teie eest, vaid ta kasutab väljend, et lakkamata palun teie eest. Amen. Me näeme, see on ka üks asi, mis ta teeb järjepidevalt. Miks ta seda teeb? Mitte sellepärast, et lihtsalt oma aega sisustada, mitte sellepärast, et midagi nii-öelda vaimulikku teha, vaid sellepärast, et ta usub, et palvel on tulemused. Amen. Ja ta palub nende koguduste eest ja need inimesed, nende elud saavad ka muudetud. Nüüd vaata Rooma kirja 1.9. Kui kellelgi läheb jahedaks, siis sa võid tõlgade peale võtta midagi. See ristapuu teeb seal väiksed vaheseansse, millalgi hakkab jälle puhuma. Rooma 1.9. ütleb niimoodi, sest Jumal, keda ma vaimus teenin, tema poja evangeeliumi kuulutamisega on mu tunnistaja, kuidas ma lakkamata pean teid meeles,
aina oma palvetes anudes, kas ma juba kord Jumala tahtmisel saaksin tulla teie juurde. Kas sa märkad nüüd, ta mainibki siin, et ta palub nende eest lakkamata lausa. Amen. Ja siis ta ütleb, mis on üks tema igatsusi. Sest ma igatsen teid näha. Nüüd, kas pole huvitav? Paulus kasutab tegelikult päris mitmeid selliseid väljendeid ka nendes kirjades, mis võib-olla inimesed vahest kasutavad ainult lihtsalt emotsionaalses situatsioonis või ütleme, kui kaks inimest kas armulevad või midagi taolist, siis nad vahest ütlevad, ma igatsen niivõrd sinu järgi, ma igatsen sinuga koos olla, midagi taolist. Nüüd selles ei midagi halba, aga me näeme tema, et ta igatseb, mida neid näha. Ja ta palub seda ja ta igatseb neid näha. Mille jaoks? Et võiksin jagada teile pisut vaimulikku annet teie kinnituseks. See on, et meie teie juures üheskoos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi. Nüüd ma lugesin eelmine kord ka, aga ma loen praegu ka uuesti selle laindunud tõlkes selle 11. ja 12. salmi. Ja see ütleb niimoodi, sest ma igatsen teid näha, et ma võiksin teisse sisestada ja edasi anda mõne vaimuliku anni, et teid tugevdada ja kinnitada. See tähendab, et me võiksime üksteist vastastikku kinnitada, julgustada ja trööstida teine teise usu kaudu, nii teie kui ka minu usu kaudu. Nüüd me näeme, see on nüüd üks jumalik sõprussuhe. See, et kus inimesed saavad kokku, Paulus siis ühelt poolt ja siis Rooma koguduse liikmed või ütleme inimesed, kes seal olid siis Rooma koguduses. Nad saavad kokku ja Paulus on midagi neile jagamas, aga me saame aru, et Paulus ei ole ainult jagamas. Sest et ta ütleb, et nad, nagu just siin lainud tõlgega ütleb veel selle, et me võiksime üksteist vastastikku kinnitada, julgustada ja trööstida. Kas Paulus vajas kinnitamist, julgustamist ja trööstimist? Vajas küll. Miks ta ütleb seda? Ja me näeme seda, et see sama side oli see, et tema oli arvatavasti Jumala sõna jagamas või õpetamas mingis kontekstis, vähemalt ta igatses seda teha, siis, aga nemad jagasid ka midagi talle vastu siis omalt poolt, mis neil oli. Nüüd see ei pidanud olema väga pikk õpetus, see ei olnud see, et nad hakkasid Paulust nagu öeldakse pikalt õpetama, vaid see oli lihtsalt võib-olla nende tunnistus või asjad, mis olid tegemas või mis Jumal oli enda elust tegemas või mis nad olid Jumala käest saanud. Nüüd me näeme, et sellist tüüpi just sükene omavaheline suhtlemine on väga oluline. Amen. Vahel me peame seda, mõni võib-olla peab seda, et see on selline emotsionaalne värk, see suhtlemise asi, me ikka siin seletame kogu aeg. Ei, me näeme, Paulus pidas seda oluliseks ja seda ei saanud teha distantsilt. Tänasel päeval meil on igasuguseid erinevaid võimalusi ja ristapuusid ja suhtlemiskanaleid ja asju. Need on täienduseks, aga need ei tohi kunagi asendada seda, kus sa saad inimesega üks ühele kokku. Amen. Ja ma olen ise seda näinud, eriti kui mul on vaja inimestega midagi olulist rääki või mingisugust väga olulised teemad rääkida, siis ma teen alati oma parima, et nendega ikkagi üks ühele kokku saada. Ja mitte küsimus ei ole selles ainult, et mõni ütleb, et ajad, et kehakeelega inimene annab vahest väga palju rohkem asju edasi. See ei ole see põhiasi, Paulus ei räägi siin ainult kehakeelest, vaid ta räägib sellest, et nagu öeldakse, üks vaimulik sisestus toimub millal, siis kui saadakse üks ühele kokku. Ja ma olen kogenud seda, et ma olen vaadanud mõnda jutlust või kuulanud mõnda jutlustajat, tema siis kas videot vaadates või siis mingil muul kombel või audiot kuulates. Ja Jumal on teinud tööd ja on rääkinud midagi väga olulist ja ma olen saanud ühe ilmutuse või Jumala puudutuse osaliseks sõna otseses mõttes otse ülekande või asja kaudu. Amen. See töötab. Aga me näeme seda, et siin on olemas ka üks ühele kontakt, mis kannab inimesesse midagi. Mõni vahest võib isegi küsida vahest ja võib-olla sa kõvasti ei küsi, aga ma igaks juhuks vastan vähemalt küll. Et mis nad sinna Ameerikasse kogu aeg ronivad? Mis neil vaja sinna nii sageli minna on? Iva ongi selles, et on mõningad asjad, mida sa ei saa ainult distantsilt vaadata videost, vaid mõningad asjad, mis sul tuleb nagu öeldakse kinni püüda, olles ise kohal. See, mis nagu öeldakse, kantakse sinusse üle just käte peale panemise kaudu või ka isegi vahetu kontakti kaudu suheldes. Ja see on see põhjus. Mitte see, et me niivõrd igatseme, ma ei tea, minna sinna shoppama või laolist. See on niisugune, kui öeldakse, vähe oluline selle asja juures. Ja see on just seesama,
et Jumala sõna saaks istutatud ja samas see, mis me oleme saanud, et me võiksime tulla ja sulle ka seda samamoodi edasi anda. Ja see ei toimu võib-olla ühe korraga, vaid see toimub just samm-sammuliselt. Amen. Nüüd, me näeme siis, Paulus sai sellel pihta ja me näeme nüüd, see on see sama sõprussuhe, kui on üks hea Jumalast paika pandud sõprussuhe, siis see toodabki mida? See toodab seda, et see siis annab sinu ellu edasi. Ma loen uuesti neid samu sõnu, mis ta siin kasutab tegelikult 11. salmis tõlkes just, et ta tahtis anda siis mõne vaimuliku anni, et teid tugevdada ja kinnitada. Üks Jumalast paika pandud sõprussuhe peaks sind tegema tugevamaks ja sind kinnitama. See ei peaks niimoodi olema, et sa olid selle inimesega koos ja siis nagu öeldakse, tegelikult juba koos olles sa mõtled, et kuule, millal siit saab lõpuks minema, ma olen juba kõrigid jast. Nüüd see ei tohiks nii olla. Ma saan aru vahest, mõni inimene võib-olla on väga süke peale tükki või tüütu või mis iganes. Ja vahest Jumal annab sulle armu ja ka tegeleda selliste inimestega, ütleme, suhelda ja olla selleks, kes neid võib-olla aitab mingil kombel. Aga siiski üldplaanis, kui me räägime sellistest sõprussuhestest, mis on nagu öeldakse lähedased ja kus nii-öelda sa puutud selle inimesega kokku ja sa tahad tema kokku, see peaks sind kinnitama ja julgustama. Amen. Ja siis vaata edasi need sõnad, mis olid siin veel siis ka vastastikku kinnitada, julgustada ja trööstida. Meil tasub tegelikult ka sellele pääst tähelepanu pöörata, eriti kui sa ütleme ka saad teiste inimestega kokku. Mul tuleb ikka meelde see, kui ma Paides Järva Kristliku Keskuse piiblikoolis õppisin, siis piiblikooli juhid olid Jeff ja Cindy Weber, kes tänasel päeval on Singapuris Reema piiblikooli juhid. Ja siis, kui nad seda piiblikooli juhtsid, siis neil oli üks väga hea praktika tegelikult, mis minule rääkis väga palju. Et kui meil tulid erinevad asjad, mis seal piiblikoolis ka tehti, siis alati nad tahtsid need asjadest paluda. Ja meil olid näiteks, kas nimetame siis mingid osadusajad, mis olid siis sama piiblikooli õpilised said oma vahel kokku ja see oli võib-olla suhteliselt meelelahutuslik üritus tegelikult isegi. Süke, kus oli võib-olla lihtsalt mõnusalt koos veetnime, võib-olla koos söömine, võib-olla siis olid mingisugused mängud või mingid meelelahutuslikumad tegevused või asjad. Aga enne seda, kui see toimus, siis kui meil olid mingid palveajad, siis me alati palusime nende samade aegade eest. Mõni küsis, võiks küsida, mis me palume sellest mängude õhtu eest või midagi taolist. Ei, see on oluline. Sest selles aegades sageli võib olla Jumal midagi inimestesse panna, midagi rääkida. Ja vahest mõni inimene, nagu öeldakse, see üksik asi või üksik mingisugune žest või asi võib olla tegelikult täiesti pöörde moment sinu jaoks. Ma toon ühe näite sealt samast sellest piiblikooli ajast. Ma arvan, et ma ei oska öelda, kas see tänasel päeval on väga noor mees ei olegi, ta on ikkagi juba arvestatavast, mitte väga vana, aga siiski. Kui ma läksin seda piiblikooli õppima, siis seal oli tolle ajal üsna noor mees oli. Ma arvan, et ta ei pahanda, kui ma ütlen, ta oli Taavi, on Taavi, ta käib Paide koguduses siiamaani edasi. Ja Jumal juhtis mu tähelepanu temale, kui ta oli sinna piiblikooli tulnud ja mina kõiki detaile isegi ei teadnud ja siis, et ma nagu öeldakse, kuidagi suhtleks temaga rohkem. Ja siis tal oli ka üks praktiline asi, ta elas Paidest eemal Väätsal, mis oli orienteeruvalt 5, võib-olla isegi 7 kilomeetrit, ma täpselt ei tea, umbes 5 kilomeetri ringis Paidest eemal. Aga kuna meil oli piiblikoolis kohustus see, et me pidime võtma osa ka kesknädalasest koosolekust, mis oli siis kolmapäeva õhtul. Ja et me olime päeval, olime piiblikoolis, olid tunnid, mis ta oli hommikul vist 9-st vist kella 1, midagi sellist umbes ta oli. Ja siis õhtul oli kolmapäeva, õhtul pidime osasest võtma. Aga kuna tema elas eemal sealt Paidest, siis sellisel kellaajal ükski buss ega asjandus enam sinna ei sõitnud. Aga mul oli auto istumise all ja mul oli südames lihtsalt talle olla õnnistuseks ja lihtsalt viia peale seda koosolekut koju või ööbimiskohta oleks täpsem öelda. Ta ei olnud kodu päris. Ja ma tegin seda ja ise pakkusin selle välja ja meil tekkis selline hea kontakt ja side temaga. Siis hiljem tuli välja, pärast hiljem asju kokku viies, ta tuli piiblikooli ja ta ei olnud isegi mitte päästetud. Kuidas see võimalik? Nad võtsid ta vastu, sest et tal oli huvi, nad ei hakkavad isegi küsima, nad ei teadnud. Ja ta sai selles koolis käies sellel ajal päästetud. Ja siis ma ei mäleta, kas minul oli ka mingi seos sellega, aga ma vähemalt julgustasin ja õpetasin talle minust ta sai ka pühavaimuga ristitud mingi aja jooksul pärast seda.
ja ta nagu oleks, sai haagitud ja tal oli tegelikult terve posu küsimusi. Kujutad ette, inimene tuleb piiblikooli, mis tegelikult tegeleb küll alusasjadega ka, aga sul on absoluutselt mitte midagi, sa ei tea Jumala sõna asjadest praktiliselt. Täiesti nii-öelda tume maa, sa oled nii-öelda nii beebi kui beebi vaimulikult. Tal on terve hulk igasuguseid küsimusi ja asju oli. Ja mul oli hea võimalus, nagu öeldakse, talle neid asju lahti rääkida privaatselt. Ja siis, nagu öeldakse, meil oli positiivne käsi peseb kätt, me hakkasime koos ka ujumas käima ja tema õpetas mind, mitte saa öelda, et ta päris ujuma mind õpetas, ta õpetas mind korralikult ujuma. Selles mõttes, et ma oskasin ainult, nagu öeldakse, niimoodi mingisugust nii-öelda koera moodi asja ujuda. Ta õpetas mind ikka korralikult krooli ujuma, kuidas pea käib vee sisse, kuidas hingatakse ja kõik kuidas asjad ja kuidas, kui konna ujutakse. Ja siiamaani mul on nagu need asjad meeles mingil määral ja otukagi tänasel päeval mulle ei meeldi enam lihtsalt koera ujuda, ma tahan ikkagi natuke korralikumalt neid asju teha. Nüüd, ja see me hakkasime ujumas käima ja tema nii-öelda õpetas mulle ka midagi. Aga see oli tekkis niisugune hea suhe ja ma usun, et see oli Jumalast seatud just sõprussuhe. Ja see oli tegelikult väga määrav tema jaoks see, et ta hakkas käima koos Jumalaga, et ta hakkas kasvama koos Jumalaga ja läks Jumala plaanis edasi. Tänasel päeval seal koguduses väga olulisel nii-öelda tegutsemas ja oma käe külge löönud ja oma abikaasaga koos teevad mõlemad seal hoolega tööd ja see on selles mõttes, Jumal oli plaaninud midagi tema jaoks, aga ta vajas kedagi enda kõrvale, kes teda julgustaks, kes teda toetaks, kes teda kinnitaks. Amen. Ja vaata, vahel on sellist tüüpi sõprussuhted ja sa pead need üles leidma. Amen. Sa pead need ära tabama ja kui Jumal õhutab sind, suhtle selle inimesega rohkem. Võta temaga aega ja ta ei pruugi olla võib-olla see, kes sinusse investeerib midagi väga palju, vaid sina oled see, kes paneb temasse midagi. Ja see on põhjusega. Amen. Ja see ei ole üldse paha, et midagi võib-olla koos teha või midagi kuhugi teda kutsuda või mis iganes. Vaate vahel, ka isegi oleme ausad, ka eestlased vaate vahel teevad ühe vea, on see, et ütleme, kui nendel on mingisugused sündmused, ütleme sünnipäev või mingisugused muud mõnusad koos olemised või asjad, ja nad on harjunud kutsuma ainult teatud tüüpi inimesi või teatud sõpru endale siis oma sünnipäevale. Tee seda selle järgi, mis su südames on. Amen. Ja ma ei ütle seda, ma kohustan sind millekski, sa ei ise ära tabama neid asju, aga just see, et nagu öeldakse, on võib-olla mõned inimesed, kellesse sa peaksid saama mingil kombel nagu investeerida, teda julgustada ja ta võiks teada, et ta on osa sellest kogudusest. Sest ma olen näinud, see on reegel ja see ei ole lihtsalt niisama öeldud välja. Inimesed, kes koguduses ei loo sõprussuhteid ja ei käi inimestega läbi väljaspool kogudust erinevates asjades, need sageli kaovad ära ja langevad isegi usust ära. See on reegel, ma olen näinud seda kogu aeg, kes ei loo sõprussuhteid ja ei hakka suhtlema inimestega, see hakkab neid vaimulikult ka mõjutama. Amen. Me peame olema ausad selles suhtes ja kui sinul on situatsioon, kus sa võid öelda, et mul kuidagi ei ole nii palju sõpru ja vaata vahel mõned inimesed ütlevad, aga ei ole minu ealisi või iva ei ole selles, kes on sinu ealine. Me ei peaks ainult suhtlema nendega, kes on meie ealised või vaata vahel, et meil ei ole ühiseid huvisid. Huvita, kas Jumalast oled huvitatud? Kas see inimene on ka Jumalast huvitatud? Teil on üks väga oluline ühine huvi. Me ei peaks ainult, ma ei tea, suhtlema sellel huvitasemel, et mulle meeldivad mobiilid ja mulle meeldivad arvutid ja mulle meeldivad need, aga talle ei lähe see korda, mis meil rääkida on. See ei peaks olema nii-öelda see põhiline asi, millest meil rääkida on. Amen. Aga lähme tagasi nüüd siia. Ja siis me näeme siis Paulus teadis seda, et tema võib midagi neisse inimestesse panna. Ja samas need inimesed panevad ka temasse midagi väga olulist. See on seesama sõprussuhe, mis ehitab ja meil on alati kaks positiivset poolt. Amen. Ja lähme õpetussõnade 13:20. Mulle selles mõttes see kirjakoht väga meeldib. Ta on küll väga otsekohene võib-olla. Ma loen ta sulle kohe laindud tõlkes. Sa võid vaadata lihtsalt meie tavalist tõlget. Õpetussõnade 13:20 laindud tõlkes. See, kes käib läbi kaaslasena tarkadega, on tark. See, kellega sa läbi said ja kes on sinu kaaslane, selliseks sa muutud, ehk siis selline sa ka oled. Ehk siis, kui sa tarkadega läbi käid,
siis sa oled tark. Nii, aga see, kes seltsib enesekindlate lollidega, on isegi loll ja saab selle eest kannatada. Et see võib-olla natuke liiga plangilt mõne jaoks öelda, aga nii ta on tegelikult, see on päris korrektselt tõlgitud tegelikult just. See sõna on seal just täpselt nii blank ja nii-öelda otsekohene. Aga kui keegi nii-öelda käib läbi, kas pole huvitav nimetab neid enesekindlateks lollideks, mida lihtsalt inimesed, kes on lollid, vaata, see on üks probleem, kui inimesed on rumalad ja kõige hullem probleem on see, kui nad on enesekindlad ja rumalad. Ma kasutan viisakamat sõnaks. Nad on enesekindlad, nad arvavad, et neil kõik on hästi, nad teavad kõike, aga tegelikult nad on rumalad. Nüüd ta ütleb, et kui me selliste inimestega pidevalt läbi käime, need on meie nii-öelda seltskond, siis see mõjutab ka meid. Seesama enesekindlus just selle juures, kui sa oled rumal. Nüüd inimene rumalust alati võimalik ravida. See, et sa võid, esmalt pead tunnustama seda, et kuule, mul on vaja midagi juurde õppida. Amen. See on üks asi, see enesekindlus on just seesama takistus, miks inimene võib jääda rumalaks. Nüüd vaatame korra laulud 1. Ma siin lähen ka kohe lainut tõlki juurde. Laulud 1, sa võid jälgida siis seda tavalist tõlget, aga ma loen sulle lainut tõlkes seda kohe juba. Ja see ütleb niimoodi, õnnistatud, õnnelik, soodus, edukas ja kadestamisväärne on mees, kes pole niivõrd mahlakas sõna, seesama õnnistatud või on õnnelik, soodus, see tähendab see, et midagi on soodne väga tema jaoks, edukas ja kadestamisväärne on mees, kes ei käi ega ela jumalatute nõu järgi, jälgides nende nõuandeid, nende plaane ja eesmärke. Nüüd, üks asi, kui me räägime sõpradest ja see tegelikult me peame enesele aru andma sellest, meil tuleb sõpru valida. See ei tohiks olla päris juhuslik, see ei tohiks olla lihtsalt see, et ma sattusin selle kuidagi inimesega kokku ja tundus päris kihvt ja hakkasimegi kuidagi suhtlema ja kutsusin teda ka külla ja mis iganes. See võib niimoodi käivituda, aga sa pead teadma, et Jumal on selle asja taga. Sest kui on tegemist, nagu öeldakse, inimesega, kes võiks sinusse potentsiaalselt midagi negatiivset külvata, siis see võib sinu elu tegelikult sõna otseses mõttes hävitada. Kus ma seda võtan? Sama eelmine kirjakoht, mis ma lugesin õpetussõnadest, kui ta rääkis nendest samadest enesekindlatest lollidest, ta ütles, et see inimene kannatab selle pärast. Et see võib midagi väga tõsiselt probleeme tekitada. Aga ta ütleb just, et nüüd mõni küsib, et kas ma siis mitteusklike inimestega üldse ei võiks läbi käia. Pane tähele, mis ta siin ütleb selles kirjakohas, kui sa hästi täpne oled. Kes ei käi ega ela jumalatute nõu järgi, jälgides nende nõuandeid, nende plaane, eesmärke. Kas sa märkad siin neile kirjutatud, et sa ei tohi nende inimestega läbi käia? Vaid sa ei saa võtta nende nõuandeid ja plaane ja eesmärke oma eesmärkideks. Ja sa pead aru saama, et kui sa käid läbi ka isegi maailma inimestega, suhtled nendega ja võib-olla mingis mõttes sinu tuttavad või sõbrad, kuidas sa nimetad, siis sa oled väga paljus selles rollis, kus sina peaksid olema nende valgus. Aga nende ideed ja arusaamad ja suhtumist ei tohiks midagi olla sellist, mis sind hakkavad mõjutama ja sinu elule suunda andma. Amen. Ja et see on seesama, et sina peaks olema neile valguseks, nemad ei ole sulle valguseks, kui nad ei ole Jumalaga koos käimas. Sa pead sellest aru saama, mis ei ole paha pärast öeldud, aga see on reaalne. Nii, ma loen edasi lainut tõlget. Ega seisa alluva ja passiivsena teel, kus patused käivad, ega istu maha lõõgastuma ja puhkama seal, kus pilkajad ja irvitajad kogunevad. Kas pole huvitav, vahetevahel mõned inimesed mõtlevad, et ega nüüd Jumal minu sükesesse igapäeva ellu nüüd väga ei hakka sekkuma ja eks ma, kui ma tahan puhata ja kui ma tahan midagi teha, kas sa märkad, ta isegi reguleerib ka isegi seda, kuidas sa puhkad ja kuidas sa nii-öelda tunned ennast mõnusalt ja mis iganes ja mis kontekstis see on. Vahetevahel inimesed, eriti kui neil on nii-öelda puhkus, siis nad lasevad ennast ka nii-öelda lõdvaks, aga nad ei jälgi seda, et see võib olla koht, kus neile üritatakse mingit konksu või lõkse püsti panna. Amen. Näiteks ka, kui sina, võib-olla see on rohkem võib-olla meeste rahvaste jaoks hoiatus, tänasel päeval ei ole küll väga soe, aga kui sa suvel lähed kuskile puhkama ja lähed kuskile, ma ei tea,
randa või midagi taolist, siis sa pead mõtlema selle peale. Tänapäeval millegipärast mõned naisterahvad eriti rannas ei riietu eriti palju. Ma ei oska paremini seda sõnastada. Et nagu see öeldakse, see riietus on kohati selline, et nagu öeldakse, seda ei olegi peaaegu teist üldse. Nii et sa pead mõtlema selliste asjade peale, kas sa pead, nagu öeldakse, seal, kus sa oma silmad ja kus ma oma pilgu suunad. Aamen ja amen. Igaks üks tuleb seda ka puudutada. Nii et, aga et see, kus sa nii-öelda istud maha, lõõgastuma ja ka puhkama. Ja kas sa märkad, mis ta ütleb, üks fraas veel, ma loen laiendatud tõlget seda, kus pilkajad ja irvitajad kogunevad. Kas sa märkad, nüüd ta räägib ühtedest inimestest, keda ta nimetab pilkajateks ja irvitajateks. Ta ütleb, et need ei peaks olema inimesed, kes on sinu, kellega sa nii-öelda läbi käid, eks ju. Nüüd, siin on üks asi, mis me peame kristlasena väga-väga hoolega järgima. Kahjuks sellel maailmal on see probleem ja tegelikult see üritab ka vahest kristlaste ellu ronida. On see oma just teiste inimeste, me just nimetame pilkamine ja irvitamine. Ehk siis võiks öelda veel teine sõna oleks sinna juurde, on ka mõnitamine. Nüüd, see on tegelikult just see väga levinud, näiteks kui keegi inimene, sageli ütleme just ka poliitikuid või ütleme mingi seganes muus ametis olevad inimesed, kui keegi kellelegi ei meeldi, siis inimesed peavad seda õigustatuks, et neid mõnita, nende üle irvitada või neid pilgata. Nüüd võib-olla nende arusaamad ja võib-olla nende käitumine ja otsused ei ole kõige paremad ja isegi ei lähe võib-olla Jumala sõnaga kokku, aga see ei anna sulle volitust neid pilgata, nende üle irvitada või neid mõnitada. Amen. Sellepärast jälgi seda näiteks alatihti ka kuni siiamaani, ma toon mõned nimed isegi välja. Näiteks selline inimene nagu Kaja Kallas, kes tänasel päeval ei ole küll peaminister ammu juba ja on Euroopas tegutsemas. Ma võin ausalt öelda, kindlasti ma ei nõustu tema arusaamade ja tema suhtumistega, kuidas ta asju teeb ja mis iganes ja kuidas ta omal ajal tegi ja võib-olla ja ma ei saa selle alla kirjutada, ta on väga liberaalse ja väga maailmavaatega. Nüüd, aga kindlasti ma ei kirjuta alla kõik võimalikele mõnitamistele ja ilkumistele ja irvitamistele, mida tema üle vahest tehakse. Igasuguste piltide ja kõik võimalike asjadega, mida aeg-ajalt siis Facebookis või kuskil kohtades võid sa näha, see ei ole aktsepteeritav. Amen. Meil peab säilima austus ka inimeste suhtes, isegi kui me ei nõustu nende arusaamade, nende suhtumistega, mida nad teevad. Amen. Samamoodi, kui me räägime ka riigijuhtidest, mis iganes ametis keegi on ja kui ta teeb mingisugused otsuseid või valikuid ja sulle võib-olla see ei meeldi ja sa isegi õigustatult ei meeldi, sa võid isegi öelda, et Jumala sõna ütleb niimoodi ja see ei ole õige asi, mis ta otsustas või mis ta teeb. Aga ära mine kaasa irvitamise, ilkumise ja halvustamisega. Amen. Miks? Sest et me näeme piiblis ka, kuidas räägitakse sellest, et ta kasutab väljendit ka just rääkides küll ka kuningatest, et me peaksime austama ka kuningaid. Siis tol ajal ta rääkis kuningatest, tänasel päeval meil kuningad ei ole, see tähendab ka riigijuhte. See tähendab seda. See tähendab seda, et sa säilitad oma austava hoiaku inimeste suhtes, kes on sinu üle. Nüüd igaks juhuks seletan lahti, mis tähendab austamine. Väga lihtne on austada inimesi, kui me nõustume nendega. See inimene ütles seda ja arvab nii ja tore, väga tore ja kena. Ja sa räägid ilusaid sõnu ja käitud tema suhtes hästi. Aga nüüd, kui ta teeb midagi sellist, mis sulle ei meeldi, ütleb midagi, mis sulle ei sobi ja mis on vastuolus sinu arusaamadega, isegi põhjendatult, isegi selles mõttes, et nagu Jumala sõnaga isegi vastuolus, siis Jumala sõna ikkagi õpetab sind austama. Eriti neid, kes on sinu üle. Sinu üle on tegelikult päris mitmeid inimesi. Kui me räägime laimas mõttes riigijuhtidest, kui sa oled ka oma töökohas mingis ametis, on keegi sinu üle, siis ka piibli kontekstis sa peaksid ka isegi oma ülemusi austama. Isegi kui nad käituvad võib-olla sinuga võib-olla ebaõigesti või ütlevad midagi teravalt või mis iganes, me peame säilitama austava hoiaku. Nüüd, kuidas austava hoiaku väljendakse? See on sinu sõnades, pluss siis ka see on sinu käitumises. See, et sa ei ütle tema suhtes midagi negatiivset, halvustavat, kritiseerivat, mõnitavat, ei tema ees ega ka selja taga. Amen. Nüüd näiteks ka tuleme natukene ütleme teisele tasemele. Kui sa oled laps, siis keegi on sinu üle veel, lisaks sellele, et sinu üle on, ütleme, mingis mõttes riigivalitsus, sul on õpetajad, kes on sinu üle. Amen. Lastel on vaja mida?
õpetajaid austada? Kas nad pruugivad sulle alati meeldida? Ma olen ka koolis käinud ja oli ka siis olemas ja on tänasel päeval samamoodi õpetajad, kes sulle ei meeldi ja kahjuks lapsed peavad vahest seda väga õigustatuks. Võib-olla nad otse näkku ja alati ei ütle, tänasel päeval võib-olla isegi otse ka ütlevad näkku, aga inimestel meeldib selja taga vahest ka õpetajaid mõnitada, halvustada nendest midagi negatiivset rääkida, midagi nende kohta öelda. Mõni ütleb, aga ta tegi ju seda ja teist. Mis siis? Sa peaksid neid inimesi austama. Nüüd tuleme veel ühe taseme juurde. Ka lastele juba. Kui sina juba oled täiskasvanud, see võib-olla osalt sind puudutab, osalt mitte, on see, et sul tuleb oma vanemaid austada. Tegelikult, kui sa oled isegi täiskasvanud, siis sellegi poolest see kohustus, kui selline jääb alles. Mis see tähendab? See tähendab seda, kui nad isegi asju ei tee alati õieti, võib-olla ei ütle kõige paremini, siis see ei anna sulle õigustust, midagi negatiivset, halvustavat, mõnitavat või midagi sellist öelda nende kohta. Amen. Ja see on väga oluline. Ja see ei ole lihtsalt see, ma suu praegu kinni, aga lähen räägin kuskil mujal. Tegelikult see ei ole enam austus juba siis. See on see, et sa tunnustad seda, Jumal on tema sinu üle pannud ja ta võib-olla eksis, võib-olla tegi midagi valesti, sa võid tema eest paluda, aga sa kunagi ei lähe sellesse suhtumisse, et sa kas ilgud, mõnitad või halvustad neid, kes on sinu üle. Amen. Ja see on üks väga oluline asi, kui me räägime nüüd ka suhetest just, sest meil on ka suhteid, kus keegi on meie üle, mida me peame hoidma just ka selles, et me oleme austavad nende inimeste suhtes, kes on meie üle, isegi kui nad peaks eksima. Tuleme näiteks üheks situatsioon, mul ei ole seda kirja kohta välja otsitud, aga kas sa mind aitad nüüd? Kes oli see naine, kes palus oma last saaks Eeli? Hanna, jah. Hanna, ta oli palvetama, ta oli igatsemas last ja tal ei olnud seda saanud ja ta oli tõsiselt sellest niivõrd hinges löödud ja tõesti nagu tundis ennast igat pidi halvasti ja tema mehed nagu teine naine, siis oli mitme asja pidamine, käitus temaga nahaalselt ja alandas teda ja ta läks Jumala ette tõesti, ütleb lausa, et hinges kibetunud palvetama. Ja ta palvetas seal tegelikult vägagi nagu arvatavasti kogu oma südamega ja kui ta oli palvetamas seal, siis Eeli, kes oli Jumala preester tol ajal, tuli tema juurde ja ütles, et nagu oleks põhimõtteliselt ütles, et ta on purjus, et lase see viin haihtuda ja me näeme, kuidas Hanna või Hanna Haaga, eks ju, eesti keeles on ta Haaga, kuidas ta käitub selles situatsioonis. See, kes oli tema üle vaimulikult pandud, tegelikult oli vaimulikult ikkagi mingis mõttes tema üle, käitus temaga tegelikult halvasti ja tegelikult tehniliselt võiks öelda isegi enesele aru teadmata mingis mõttes nagu solvas teda. Kas pole nii? Kujuta ette, kui sina oleksid sellises kohas, sa oled niivõrd nagu südamest nagu haiget saanud ja sa oled emotsionaalselt selle asja pärast niivõrd nagu stressis ja pinges, et sa tahaksid, et see asi saaks muudetud ja sinuga on halvasti käitutud. Nüüd sa lähed paluma Jumala eest ja sa oled siiralt Jumala eest palunud selle asja pärast ja nüüd keegi vaimulik juht astub su juurde ja ütleb, kuule, sa oled purjus, saa kaineks. Mis oleks sinu esimene reaktsioon? Solvuda, öelda talle vastu kõik, mis iganes sülg suhu toob ja astud uksest minema. Aga Hanna ei tee seda. Eeli käitus valesti, võiks öelda. Osalt võib-olla enesele aru andmata, lihtsalt teadmata, mis seal toimumas on. Ja kui Hanna hoidis õiget seda hoiakut ja rääkis väga austavalt selles situatsioonis, ta ütleb, et ei, ma ei ole vägijooki tarbinud ja ma olen lihtsalt Jumala ees oma südame välja vananud, ta viisakalt selgitab ja seletab ja ei sõdida vastu, ei ütle talle midagi karmi, samas kui talle on tegelikult väga tõsiselt, võiks öelda isegi haiget tehtud. Ja nüüd me näeme, kuidas Jumal pöörab kogu selle olukorda, kus see, kes oli tema üle pandud vaimult, ütleb, et Jumal annab sulle seda, mida sa oled palunud. Ja hämmastab ja Jumal andiski. Toimus midagi üleloomulikult, tervenemise ime toimus tema elus, mille pärast, sest et mida ta tegi? Ta austas kedagi, kes oli tema üle pandud. Kui ta oleks veel lasknud oma vihal või ma usun, et emotsioon võis kerkida ka temas ülesse, mingil kombel pahandumisel tema peale välja valanud, see kõik oleks ära jäänud.
Ja näeme, kuivõrd oluline on tegelikult see asi nagu austamine. See ei ole mu teema praegu, aga inimesed, kes ei taba seda vahest ära, ei saa sellest aru. Miks ta ütleb isegi näiteks ka lastele, lapsed kuulake oma vanemate sõna ja siis ta räägib austusest selle sama asja sees. Sest ja ütleb, et teie käsi hästi käiks, et sa kaua elaksid maa peal. See, kuidas lapsed käituvad oma vanematega, mõjutab nende tervist ja nende rahalist edu siin maa peal ja isegi siis, kui sa oled täiskasvanu. Amen. Isegi kui sinu vanemad, võib-olla, ütlen, kui sa oled juba täiskasvanu, elavad, ütleme tänasel päeval, ja teevad midagi valesti, võib-olla käituvad valesti, võib-olla isegi ütlevad sulle midagi, mitte kõige paremini, midagi taolist, kas või sinu usu pärast, midagi taolist. Hoia oma südame hoiakut ja austust nende suhtes. See mõjutab sinu rahaasju ja see mõjutab ka sinu tervist. Aamen. Ja kui sa oled valesti käitunud nendes asjades, räägi Jumalaga nendest asjadest. Palu andeks, kui vaja ka nendelt isiklikult ütle, et kuule, ma olen valesti teinud. Ja see on väga oluline, et me hoiame õiget südame hoiakut ja suhtumist. Amen. Et me nagu oleks, ei räägi nagu oleks oma vanemate kohta midagi negatiivset või ei oleks halvustava hoiakuga, ilkumise, pilkamisega. Amen. See ei ole aktsepteeritud. See maailm võib teha, mis ta teeb ja käituda, mis moodi ta kavatseb. Sina ei saa kristlasena niimoodi teha, sest sellega on seotud väga olulised vaimulikud asjad. Amen. Sinu tervis on sellega seotud. Ja ma olen näinud seda, see on tõesti kahest kurb isegi. Jumalikud seadused kehtivad ka nende jaoks, kes isegi koos Jumalaga ei käi. Kus ma olen näinud inimesi, just lapsi, kes ka mitte kristlastena ülbelt käituvad oma vanematega nahaalselt ja kuidas nad on sageli haiged. Just selle sama käigus. See sama vale suhtumine, valed käitumised, just mitte austamine oma vanemate suhtes. Ja sa näed, nad on haiged ja mõtled, miks need asjad juhtuvad. See on vaimulik seadus. See on vaimulik seadus. Amen. Et see on tõsine asi, kas sa tahad hirmutada mind. Jumala sõna peab tooma meile ka Jumala kartuse, kui vaja on. Amen. Et me teeksime õiged valikuid. Amen. Nii. Lähme laulud 92, me räägime sõprussuhetest. Ma jõuan mõne kirjakoha juurde ka, mida me veel eelmine kord ei rääkinud. Laulud 92:14. Ütleb, kes Jehova kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad. Kuulutama, et Jehova on õiglane, tema mu kalju ja temas ei ole ühtki väärust. Nüüd, kas sa märkad, see esimene fraas ütleb, kes Jehova kotta on istutatud. Nüüd, see sõna on väga oluline, ilusti korrektselt telgitud. Nüüd, see lill siin ei ole istutatud siia. See on potilill. Kui meil tekiks mingisugune soov, võtame kaenlasse, lükkame auto peale ja viime kuskile mujale. Ta ei ole istutatud siia. Mis asi on istutatud? See on see, kui taime puhul me räägime istutatud, meil on omal aias terve posu taimi või põõsad, mis iganes või puid ka, mis on istutatud sinna. Meil on näiteks õunapud seal kasvanud, palju mitu aastatest tuleb juba, ma ei tea. 7-8 aastat kuskil kasvanud. No ikkagi on juba teatud suurus, juba kannavad õunu ka. Ja kui me tahaks seda ümber istutada, see on päris problemaatiline oleks see, kui sa tahad seda nii-öelda ellu jätta ja tahad, et ta teises kohas kasvama hakkaks. See, no tean, nad teevad küll imeasjandusi, on spetsiaalsed masinad, mis võtavad tohutu suure selle mullapalli ja kahjuks nad tõikavad ikka osad juurtest läbi. Ja me näitame, mida see räägib tegelikult. Üks puu, kus on istutatud, ta lükkab need juured sinna sügavale ja ta ei ole midagi sellist, mis saab lihtsalt võtta ja tõsta teise kohta. Ja ütleb, et me peaksime Jehova kotta olema istutatud. Nüüd, mis asi see tähendab, need juured sügaval? See ongi sama pühendumine. Nüüd ma ei ütle seda, et Jumal on igavesti määranud, et iga inimene peab olema ainult ühes selles koguduses ja tohiks kunagi teise kogudusse minna. Ma tean, on kindlasti mõningaid piibellikke põhjused, miks inimene võib kogudust vahetada, selles ei ole valet midagi. Aga see üldreegel on tegelikult tavaliselt see, kui Jumal ikkagi toob ühe inimese Jumala juurde, siis selleks ainus põhjus, mis ma tean, on, kui Jumal läkitab kellegi Jumala riigi töösse, kas teise kohta midagi taolist, või siis on tegelikult abiellumine.
See, mis on ka piibelik asi tegelikult, kõik inimene abiellub ja ütleme, tavaliselt on see niimoodi, et naine läheb mehe kogudusse. Ma ei ütle, et see on reegel, aga enamasti on see nii. See on piibli üldine pilt tavaliselt. Aga nüüd, et see inimene läheb siis teise kogudusse üle, sest et see on see koht, kus ta haagib ennast ja kuna tema abikaasa on selles kohas. Aga me peame aru saama seda, et me peaksime olema istutatud. See tähendab seda, et me oleme pühendunud. Mitte nii kaua, kui mulle sobib. Mitte nii kaua, kui ei ole probleeme. Mitte nii kaua, kui nagu öeldakse, on tore ja huvitav ja põnev. Ja kui kuskil tuleb midagi põnevamat, siis me läheme sinna. Või nagu see ei ole piibli kirja koht küll, aga selline ütlemine, et nagu öeldakse, teisel pool aeda on alati rohi rohelisem. Ja see on hämmastav tegelikult. Ma olen ise kunagi lehmakarjasena tegutsenud. Küll väikse poisina suhteliselt ikkagi. Nõukaajal oli, kooli vaheajal oli väga sageli see võimalus edasi endal raha teenida. Ja siis me olime ka lehmakarjas seal kohalikus külas, kus ma elasin. Ja need lehmad nii-öelda pandi mingisugusele alale ja sageli teil oli pandud ka karjus, kui sa tead, ka siis on siis elektrikarjus pandud ümber selle alale ja need lehmad pidid selle sees olema. Ja see maa oli tavaliselt ikkagi rohtu jagus. Kõik oli kena ja korralik ja ei olnud nagu mingisugune ära tambitud ja ära kõik söödud. Aga millegi pärast see sama lehm on seal samas selle karjuse juures ja ta teab juba, et see annab ühe lahmaka ja ta on nii osav, et ta pistab sealt selle traadi alt enda pea kuidagi läbi, niimoodi hoiab hästi madalal kuidagi ja siis peab sealt samast teiselt poolt seda traati saama. Seda sama rohtu, sest et seal on parem rohi. Ja kahjuks mõned kristlased on täpselt samasugused. Sa ütled, kas sa tahad öelda, et mõni on nagu lehm. Nende mõtlemine on väga sarnane. See on see, et nad arvavad, et kõik on nagu ilusam ja kenam just seal teisel pool aeda. Nüüd vahetevahel nagu öeldakse, mõni inimene nagu öeldakse, vaatab, ütleme, kui omal nii-öelda kodus, ma ütlen siis abikaasade puhul, ütleme, no praegu mehe rollist, et selleks nagu, teistpidi peaks viskama kellegi nina peale midagi, aga ütleme, et see naine tundub kuidagi palju panem ja kuidagi palju toredam kui see, kes mul kodus on ja mis iganes. Ja nagu öeldakse, iva on põhjus on selles, miks ta tundub. Sellepärast, et sa taga koos ei ela. Ma ei ütle seda, et see peab õigustatud olema, et sul on siis hirmus mingisugune naine kodus, aga iva on selles, et see on tegelikult illusioon. See on vale tegelikult, see on täiesti pettus. Okei, nüüd lähme tagasi piibli juurde ka. Need on ka olulised. Lähme Ruti raamatusse. Nüüd vaatame just sellest samast pühendumisest, mis tähendab seda istutamist. Ja just, kui me räägime tegelikult just sõprussuhetest ikkagi, peame meeles seda, kuigi ma toon seda teisi teemasid nagu sisse. Ruti 1.3. Ruti raamat. Üks raamat, mida inimesed tegelikult loevad, aga see ongi tegelikult üks tuntuma osadest. Ma loen sulle päris pikalt siit, aga Elimelek, Noami mees suri ja Noami jäi järele oma 2 poja mis naljakas trükiviga mul siin on. On see pojaga ikka selleks ju? On, jah? Okei, keegi internetis on vea näinud. Minul on copy-paste'iga see vandad seal. Pojaga on siin see sõna. Ja need võtsid endile Moabi naised. Ühe nimi oli Orpa ja teise nimi Rutt. Ja nad elasid seal ligi 10 aastat. Siis surid ka mõlemad. Mahlon ja Kiljon ning naine jäi järele oma 2 pojast ja mehest. Ta võttis siis oma minijatega kätte ja läks Moabi väljadelt tagasi, sest ta oli Moabi väljadel kuulnud, et Jehova oli hoolitsenud oma rahva eest, andes neile leiba. Ta läks ära paigast, ta oli olnud ja tema ka ühes ka 2 minijat. Aga olles teel tagasi Juudamaale, ütles Noomi oma mõlemale minijale. Minge pöörduge kumbki oma ema koju. Jehova tehku teile head, nagu te olete teinud surnule ja minule. Andku teile Jehova, et te leiaksite varjupaiga kumbki oma mehe kojas. Ja ta suudles neid, aga nad tõstsid häält ja nutsid ning ütlesid, ei me läheme ühes sinuga su rahva juurde. Sa märkad, nad on saanud aru, et
kellega koos nad peaksid olema. Kas sa märkad? Ühes sinuga, sinu rahva juurde ja tegelikult me näeme, siin tuleb ka üks element ka sinu Jumala juurde. Ja nad on aru saanud, et see on see õige koht. Kuigi, et see Noomi ütleb neile, minge tagasi, 11 salm ütleb, aga Noomi ütles, minge tagasi mu tütred, miks peaksite tulema minuga? On mul siis veel poegi üsas, et need võiksid saada teile meesteks. Minge tagasi mu tütred, minge, sest mina olen liiga vana, et minna mehele. Kui ma ütleksin, mul on veel lootust, kui ma veel täna öösel saaksin mehele ja sünnitaksin poegi, kas tahaksite siis oodata, kuni nad suureks saavad? Kas tahate seni mehele minekust hoiduda? Ei, mu tütred, mina kannatan tõesti rohkem kui teie, et Jehova käsi mind on tabanud. Ma korra teen pausi siia. Vanas lepingus sageli nad ei saanud asjadest aru, kust tulid nende elus teatud probleemid. Ja kuna kuradi olemasolust nad ei teadnud tegelikult, nad sageli lükkasid selle Jumala kraesse. Nii et selles mõttes see ei olnud päris korrektne, mis ta ütleb siin. Siis ütleb, siis nad tõstsid häält ja nutsid veel enam. Orpa suudles seejärel oma ämma, kuna Rutt jäi tema seltsi. Aga tema ütles, vaata su käli pöördus tagasi oma rahva ja jumalate juurde. Pöördu ka sina oma kälikse järele. Kuid Rutt vastas, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest. Sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Jehova tehku ka minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Ja kui ta nägi, et tal oli kindel nõu temaga ühest tulla, siis ta sellest enam ei rääkinud. Nüüd me näeme siin üks väga hea näide tegelikult sellest, kus Rutt oli alu saanud, et see on üks väga oluline suhe tema elus. Ja me näeme, see suhe ei olnud ainult inimesega, vaid see oli eelkõige suhe Jumalaga. Nüüd saad aru, mõni ütleb, et me elame ju uue lepingu ajal, me ei suhtle Jumalaga inimese kaudu. Ei, kindlasti mitte. Aga on mõningad inimesed, kellega koos olles ja kellega koos tegutses ja liikudes, see garanteerib sulle sinu elus edu. Sest me näeme, kui sa loed seda lugu edasi, ma ei hakka praegu lugema seda, aga me näeme tegelikult Rutt jõuab tänu sellele otsusele Jumala plaanist just sellesse kohta, mis on Jumal tema jaoks valmis pannud. Ja Jumal toob tema ellu nii-öelda uue mehe ja me näeme üks tohutu õnnistus ja soosing ja väga oluline roll ja kutse tuleb tema elus esile. Ja millest see hakkas just seesama, et ta pühendus ühele olulisele sõprussuhtele või see nagu, mõni võiks öelda, et see on nagu rohkem kui sõprussuhe. Mingis mõttes küll jah, see oli sugulussuhe, aga siiski ta otsustas sellele pühenduda. Üks nendest minijatest läks ära, aga tema jäi selle juurde. Miks pärast ta oli aru saanud, see on see koht ja see on see inimene, kellega ma pean koos olema. Nüüd see räägib just sellest samast, kui me saame, et Jumal on paika pannud mingisugused suhted ja kontaktid, see ei ole juhuslik ja me ei tohiks nendesse suhtuda ükskõikselt. Amen. Me oleme liidetud Jumalaga, aga me oleme ka liidetud inimestega. Amen. See ei ole niimoodi lihtsalt. Me peame aru saama, on mõned situatsioonid, kus jah, inimesed võib-olla nii-öelda lahkuvad meie elust või kellega me oleme läbi käinud ja nad otsustavad teist teed minna, aga saad aru, mis puutab sind, kus sina tead, kus on see koht, kus sina pead olema. Ja see, ma ei räägi ainult füüsilisest kohast, vaid just see räägib ka sellest, kui me räägime kogudusest või räägime ka sellest, ka nendest sõpradest, kellega sa oled läbi käinud, kellega Jumal sinna on kokku pannud, et need on need õiged inimesed, kellega sina pead läbi käima. Amen. Kus sa tead seda? Järgides oma südant. Amen. Ma ei saa sulle ette sedagi öelda, me võime anda üldisi printsiipe, me räägime erinevaid positiivseid ja ütleme ka kahjuks negatiivseid asju, millest me peame hoiduma ja positiivsetest ei pea muidugi hoiduma. Aga just, et see, aga siiski, kui sa tead, see on see sinu koht ja see on see koht, kus sa pead olema, siis sa pühendud sellele. Nüüd, kas pole huvitav, et me näeme, et see Noomi isegi üritab teda nagu ära saata. Et see inimene justkui nagu ütleb, et mine. Aga me näeme, mida see Rutt teeb. Ta teab, ta järgib oma südant, mitte seda, mida inimesed ütlevad. Nüüd see on ka üks tarkus tegelikult, kui me räägime ka sõprussuhetest või ütleme omavahel läbikäimisest, kui sa tead, et Jumal on sind kellegiga vaimulikult kokku liitnud selle kohaga, siis ära kuula seda, mida see või teine või kolmas või neljas ütleb. Sa pead teadma, mis on sinu südames. Amen.
vaatame esimese Moosese 13.5. Nüüd siin on üks lugu, mis on oma olemuselt natukene sarnane, aga tegelikult me näeme, kuidas see lõpplugu tegelikult on väga negatiivne. Aga see sama just selles mõttes olemuselt on sarnane, et ka just see, kellega koos see inimene pidi olema, ütleb talle, et mine. Esimene Moosese 13.5. Me näeme Lot ja Abraham, Jumal oli nad kokku toonud ja Abrahami elus olev õnnistus oli voolanud üle ka Loti ellu. Ütleb, aga ka Lotil, kes rändas ühes Abramiga, oli, tolletel nimi oli Abram veel, oli pudulojuseid veiseid ja telke, kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varadus oli nii suur, et neile oli võimatu üheskoos elada. Ja Abrami lojuste karjaste ja Loti lojuste karjaste vahel tekkis riid. Kaanalased ja perilased elasid siis veel sellel maal. Ma teen korra pausi. Kas see riid või konflikt oli reaalne? Jah, see oli. Nüüd, kas sa märkad siin ka sellised sõnu, et neil oli võimatu koos elada? Nüüd, mis tähendab võimatu, kui võimatu see oli? Kui asjad tunduvad justkui nagu võimatud, siis kui Jumala plaan on, nagu öeldakse see, et sa peaksid sellesse kohta jääma, siis kõik on võimalik. Amen. Siis need samad niinimetatud võimatud olukorrad võivad muutuda ja samas saame aru, loomad, nagu öeldakse, ei ole nagu öeldakse miski või keski, mis iganes, mida sa peaksid kummardama. Nendest on võimalik õigist snitslit teha ja mis iganes. ja selles mõttes, et sa öelda, see, mis oli võimatu, oleks võimalikuks muutunud. Amen. Sest nemad olid need, kes sõid liiga palju seda rohtu ja iganes seal siis veel parasi olnud ja see oli see põhjus. Mõned oleks võinud maha müüa, erinevaid asju oleks võinud teha. Ja nii-öelda see võimatu oli väga tinglik tegelikult. Aga nüüd me näeme, konflikt tekkis siin. Üks asi, millega sa pead arvestama, kurat võib üritada tekitada ka sinu ja nende inimeste vahele konflikte, kellega sa oled tegelikult Jumalal on plaaninud sind kokku panna. Nüüd taba ära see, kui see tekib mingisuguses situatsioonis. Ära lase ennast nagu öeldakse lõksu tõmmata. Ja mille ümber see konflikt tegelikult tekib siin ilmselgelt just nende nii-öelda mõnes mõttes nagu materiaalsete asjade ümber. See on see, et nagu nendel loomadel kuidagi ei olnud seal piisavalt ruumi ja ei saanud hakkama ja mis iganes oma vahel seal siis jagasid, kes on, kus ja mis teeb ja mis iganes saad aru. Ja seal tekkis mingisugune konflikt või riid seal nende vahel. Nüüd vaata, mis edasi nüüd juhtub. 8. salm, siis Abram ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie mehed oleme ju vennad. Me näeme nüüd üks asi, millest Abram oli aru saanud. Me ei saa normaalselt edasi funktsioneerida, kui meie seas on riid või konflikt. Nüüd see on üks asi, mis me peame seda oma elus ka teadma. Ka kogudus, mis nagu oleks, kus on mingisugune püsiv konflikt või riid, see kogudus ei saa normaalselt funktsioneerida. Ka perekond tegelikult, kus on nagu öeldakse konfliktid ja riiud pidevalt, see ei püsi ka ja ei ole ka stabiilne. Need asjad tuleb ära lahendada. Amen. Mis moodi tuleb ära lahendada? Kas sa märkad, mis Abraham hakkab tegema? Nüüd ta ütleb talle, et mine lihtsalt siis oma teed nii-öelda. See ei ole see põhiline asi. Me näeme seda, et ta tahab kõrvaldada riidu, aga ta ei ütle, et see on ainus lahend. Sest kui Lot pidi tegema ühe valiku, kas ta peab oluliseks seda suhet, kas see suhe on tema jaoks olulisem kui see, et tema lehmad saavad süüa ja temal on mugav ja temal on see ja teine ja kolmas. Nüüd see on üks asi, ka meie suhted pannakse vahest just proovile, et mis on meie jaoks olulisem. Kas meie materiaalne kasu või meie mugavus või mis iganes või see, et me hoiame seda suhet. Ja vahetevahel meil tuleb loobuda, vahetevahel meil tuleb millestki midagi kas ära anda või midagi teistmoodi teha, mis meile võib-olla isegi tundub, et see ei ole kasulik, aga me võidame selle, et me hoiame seda suhet. Sest me näeme, kui sa tead Loti lugu, siis kogu see asi, see, et ta läheb siin oma teed, see põhjustab tema elus tegelikult tohutu hävingu. Ma loen sulle edasi veel siit.
See ütleb 9. salm, eks ole kogu maa su ees lahti, mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt, lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas, enne kui Jehova Soodoma ja Gomorra hävitas. See oli kuni Soarini otse kui Jehova rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna. Lott läks teele hommikupoole ja nad lahkusid teineteisest. Abraham jäi Kaanani maale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomast saadik. Nüüd me näeme siin, mis toimub, see sõprussuhe, mis Jumalast paika pandud kontakt või side, see sai lõhestatud ja tegelikult Lott valis enesele uued sõbrad. Sest et mida me näeme hiljem, me näeme teda alguses Soodoma juures, kui sa vaatad seda lugu hiljem nagu edasi, kohe loo selles, aga mingi aja pärast. Ta on alguses seal Soodoma ligi, siis lõpuks on ta Soodoma linna sees. Ja me näeme, kus Jumal, nagu öeldakse, suhtub Soodoma linna väga tõsiselt, sest et see on, nagu öeldakse, üks patune linn, kus oli jõudnud niivõrd kõrgele see patt, et Jumal oli otsustanud selle lausa hävitada. Nüüd ta on selle sama linnaga, nende sõna linna inimestega tegelikult, ta küll ütleb, et ta nagu süda valutas, ta tunneb küll, et see asi ei ole õige, see ei ole hea, aga ta on ikkagi selles keskkonnas nende inimeste seas. Ja me näeme, ta valib endale vale seltskonna, just nagu laulud ükski räägib just selle vale seltskonna, vale nii-öelda inimesed enda ümber. Ja me näeme, kuidas see kogu asi rullub edasi ja tema elu saab väga tõsiselt hävitud. Ta oli sealt leidnud enda selle naise, nii-öelda jääb soolasambaks, sest me näeme, miks ta räägib sellest üldse, sest et tema süda oli tegelikult selle linna külge kinni jäänud. Isegi Jumal tahtis ta välja tuua sealt, aga tema süda ta vaatas tagasi, sest et ta oli, nagu öeldakse, selle süda oli selle linna küljest kinni ja sellepärast ta sinna kivikujuks ka jäi. Nüüd ta kaotab oma abikaasa, naise. Me võime aimata, et ka tema tütarde mehed jäid ka sinna linna. On vist nii, eks ju? Ja pojad ka vist olid, jah. Jah, tütar olid mehed, ma loodan valesti ei mäleta. Jah. Ja me näeme, hiljem ta tuleb sealt välja ainult 2 tütrega ja kogu see asi lõpeb veel vägagi kurvalt see, kus need tütrad joodavad veel purju ja saavad temaga veel lapsed. Nüüd me näeme, kuidas see kõik jooksis sellisesse kohta tema elus. See sama hakkab peale sellest, kus ta lõhub ühe väga olulise suhte ja lahkub sellest suhtest ja läheb oma teed ja me näeme, kuidas tema elus tuleb üks terve hulk negatiivseid asju. Vahest mõni võib öelda, kas see on nii tähtis, kes on mu sõbrad? On küll. Kas on ta tähtis, kus sa oled? On küll. Amen. Sa pead olema selles kohas, kus Jumal on sind pannud. Ja küsid, kas ma saan valida seda? Kahjuks mitte. Jumal on sinu jaoks plaani paika pannud. Aga Jumal ei ole nagu oleks kade või kuidagi halb selle koha pealt, kui ta on pannud sinu jaoks paika plaani, see on alati kõige parem. Selles kohas on sinu õnnistus. Abraham saadeti ka konkreetsesse kohta ja seal oli tema õnnistus. Selles paigas ta õnnistas teda ja see oli see koht, kus oli tema õnnistus. Ja need samad sõprussuhted, mis Jumal on sinu jaoks paika pannud, nendes on õnnistus. Nendes on soosing. Ja see, mis on sinu elus ka vaja, see on just nendes kohtades. See ei tähenda seda, et sa oled nagu jäigalt juskile kohta kinni pandud, aga Jumal on see, kes sind juhatab ja sa pead teadma, kus on see koht, kus sina pead olema. Amen. Vaatame Apostletegude 13.1. Need on kindlakohad, mis võiksid sulle tuttavad olla. Aga ma tahan just, et see ilmutus jõuaks kohale, mis nendes lugudes sees on. See on nüüd üks näide ka sellisest negatiivsest situatsioonist mõnes mõttes, kus ka üks sõprussuhe lõhutakse ja lammutatakse ja mida see toodab tegelikult. Apostli 13.1 ütleb, aga Antiochias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid. Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks ja Luukius Küreenest, Maanaen, kes 4 vürst Herodesega ühes oli üles kasvatatud ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Ja siis ta ütleb, et need, kes pühavaimu poolt läkitajud olid, siis need läksid ja tegid seda.
Nüüd, kas märkad, Jumala vaim arvatavasti kas prohvetliku sõna kaudu kõneles siin ja ütles, et eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle. Ja me näeme, need kaks meest, Jumal nimetab neid nimepidi ja tegelikult paneb nad kokku selles samas töös tegutsema. Sest me näeme hiljem tegelikult, Paulus oli pandud juhi rolli selles meeskonnas ja siis Barnabas oli pandud abilise rolli. Ja nad lähevad koos tegema Jumala riigi tööd ja Jumal oli selle suhte paika pannud. Amen. Nüüd me näeme seda sellest kontekstis, kui ta ütleb, vaata, milleks mina nad olen kutsunud, viidates sellele, et see kutse oli juba nende jaoks ka varem kõlanud. Järelikult nad tundsid ka oma südames mõlemad, et Jumal on meid koos pannud tegutsema ja teenima. Amen. Jumalik suhe, jumalik kontakt oli siin paika pandud. Ja nad lähevad ja hakkavad selles tegutsema, Jumala sõna kuulutama. Nüüd lähme edasi Apostlite 15 peatükki. Nüüd siin on mingi aeg on möödas ja nad on tulnud ühelt siis nagu selliselt missioonireisilt tagasi ja Paulus tunneb oma südames, nad peaksid minema uuesti. Ja ta ütleb siis mõne päeva pärast ütles Paulus Barnabasele, lähme jälle vaatama vendi kõiki linnu mööda, kus me oleme kuulutanud issanda sõna, kuidas nende käsi käib. Ja Barnabas andis nõu võtta kaasa Johannes, keda hüütakse Markuseks. Aga Paulus arvas heaks mitte võtta enesega teda, kes neist oli lahkunud Pamfüülias ega olnud ühes nendega läinud tööle. Sellest tekkis äge vaidlus, nii et nad üksteisest lahkusid ja et Barnabas võttis enese juurde Markuse ning sõitis laevaga Küprosesse. Aga Paulus valis Siilase ja läks teele ja vennad andsid ta Jumala armu hooleks ja ta käis läbi Süüria ja Kiliikia ja kinnitades kogudusi. Kui sa vaatad siin, kui sul on paberkujul ees piibel, sealt samast pärast tuleb see sama lugu, kus Paulus ja Siilas võetakse kinni, nende seljad pekstakse veriseks ja nad on vangis ja siis nad kiidavad Jumalat ja siis Jumal väristab seda vangihoonet ja nad saavad vabaks. Nüüd, kas Paulusel oli mingisugune vaimulik tarkus selle otsuse tegemisel, kui ta ütles, et Markust ei peaks kaasa võtma? On mõningad tagakiusud ja asjad, milleks inimesed ei ole valmis, eriti kui nad ei ole nagu öeldakse valmis ka pühenduma olukordades, kus nagu öeldakse on vaja minna tööle ja pingutada. Need asjad on omavahel seotud. Miks Paulus tundis, et Markust ei peaks võtma kaasa? Me näeme seda, et ta ei olnud piisavalt vaimulikult küps ja rajatud, et sellega hakkama saada. Ilmselgelt Paulus teadis, ta ütleb ka mõnes kohas, et ta teab, et köidikud ja viletsused ootavad mind. Ta nägi, et see vist noormees või noorem mees, mis iganes ta oli siis heas, et ta ei ole selleks valmis. Ja see ei olnud mitte see, et ta ei sallinud teda, vaid ta tabas ära oma südames, et see ei ole praegu õige otsus ja valik. Nüüd me näeme siin tema, kes oli juhi positsioonis selles situatsioonis, pidi tegema valiku, mis ei olnud populaarne. Aga see mõjutas seda sama suhet. Nüüd, kas ta oleks pidanud taganema, ütlema, et kuule, ma tahan ikka seda suhet hoida, okei, las ta siis tuleb kaasa. Ei, kui Jumal on mingid otsused paika pannud, siis see, kes on juhi rollis, ta ei tohiks nendest taganeda, sellepärast, et see kellegi inimesele ei meeldi. Amen. Nüüd see inimene, seal on vaba voli ja vabadus teha oma valikuid ja näeme, kus nii-öelda Barnabas teeb oma valiku. Ja kui sa vaatad Barnabase tausta eelnevalt, siis tegelikult oli väga head südamehoiakud olnud. Tema oli see, kes oli tegelikult, me näeme, ta oli väga suur andja. Sa võid vaadata eespool tegelikult apostlikuks on sellest juttu. Siis me näeme ühes kohast, aga veel varem oli see, kes kui Paulus oli saanud päästetud ja hakanud Jumalat teenima, oli see, kes tegelikult mingis mõttes tutvustas teda taas nagu kogudusele, positiivses mõttes tutvustas nagu. Rääkis sellest, et ta on tõesti pöördunud, asjad on muutunud ja ta on kutsutud Jumalat teenima ja me näeme, et ta oli üheks oluliseks isikuks, kes andis nagu öeldakse võimaluse Paulusel tulla ja hakata teenima Jumala riigis. Aga me näeme nüüd selles kohas üks asi talle ei meeldi ja ta pahandab niivõrd selle pärast. Nüüd siin on üks element, näeme, mida tasub meeles pidada, mis oli selle Markusega või selle Johannes Markusega. Kui sa uurid, siis me teame seda, et ta oli Barnabase sugulane. Siin on üks probleem, mis vahel inimesed teevad, kui kellegi sinu lähedases suhtes
tehakse mingisugune otsus, mis sulle ei meeldi, siis vahetevahel inimesed võtavad seda väga isiklikult ja astuvad selle tõttu ka olulistest suhetest välja. Et see on üks tarkus, me peame aru saama, me peame panema jumalike asjade puhul kõrvale selle, mis see või too või teine, mis iganes minu lähedase ei sobinud või ei meeldinud, vaid mis on Jumala plaan. Sest et kurb on selle juures see, Barnabas, kellest on ennem siiamaani päris palju piiblis juttu olnud aposttegudes, pärast seda me ei kuule temast enam mitte midagi. Mingisugune ajalooline taust küll kuskil, mingi katoliikliku taustaga mingisugused raamatud või asjandused nagu viitavad temale, aga piiblis temast enam juttu ei ole. Nüüd, mis ta läks? Ma ei tea, ma ei usun, et ta ikkagi jõudis taevasse. Ma usun, me näeme teda ühel pool taevas, aga sellegi poolest ta läks oma teed ja nagu öeldakse, ta lasi sellel konkreetsel asjal lõhkuda need olulised jumalikud suhted. Nüüd, üks väike detail veel siia juurde. 2. Timotuse 4.1.11 vaata korra. Mis sai siis sellest Markusest? Nüüd see on ajaliselt hiljem, kui see sündmus on toimunud. Ja siis Paulus kirjutab Timotosele. Luukas üksi on mu juures. Võta Markus ja tooda enesega, sest teda on mulle väga vaja abilise ametisse. Me näeme, et tema on ikkagi jällegi nende seas ikkagi edasi tegutsemas uuesti ja nagu öeldakse, tema ei ole nii-öelda kuhu iganes suunas läinud. Aga me näeme, nüüd ta on kasvanud järelikult sellesse kohta, kus Paulus ütleb, nüüd ta on vajalik. Et tol hetkel ta ei olnud selleks valmis, nüüd selleks, mis Jumalal on tema jaoks valmis pandud, ta on selleks valmis. Nüüd, see ei tähenda seda, et kui keegi inimene mingil kombel jäetakse mingis situatsioonis kõrvale või teda ei kasutata, ei tähenda seda, et ta on täiesti maha kantud. Aga läheme tagasi selle juurde. Vahest on mõningad otsused ja valikud, mis teevad inimesed, kes on sinu üle või kes on ka sinu sõbrad, mis ei pruugi sulle meeldida. Hoia seda suhet hoolimata nendest valikutest ja otsustest, kui sa tead, et see on jumalik asi olnud. Amen. Kas on alati lihtne? Ei, see ei ole lihtne. Kas on alati mugav? Ei pruugi olla mugav. Aga kui sa tead, kus sa pead olema, siis sa ei tee seda otsust selle põhjal, mis toimus või mis ei toimunud või mis öeldi, mis iganes. Aga et sa oled teadlik sellistest asjast, et selline nii-öelda rünnak nendeste oluliste jumalike suhete suunas, see võib tulla varem või hiljem. Amen. Ja kui me räägime kogudusest, siis ei tasu olla, nagu öeldakse, naiivsed. Kurat võib üritada erinevat laadi, kas konflikte või pingeid või asju tekitada. Nüüd meil peab olema tarkust, üks asi on, kui me palume kogu aeg ka koguduse eest ja üksteise eest, aga teine on ka see, et meil on endal õiged südamehoiakud. Amen. Me ei lase teadlikult riidu, konflikti üles tõusta. Teine asi ka, mis meie suust tuleb välja. Mis meie suust tuleb välja. Et me paneme enda jaoks paika, me otsustame, me ei halvusta, me ei kritiseeri, me ei räägi taga. Amen. Miks pärast? Sest et see on meie endale turvaline. Nüüd, kas kõik asju tehakse, ka kui me räägime näiteks kogudusest, kõikide asju tehakse alati õieti. Garantiid 100% kahjuks ei ole. Sest kõik on inimesed, nagu öeldakse. Aga iva on selles, kui sul on tegemist oma koduga, siis ise kui tehakse asju ka selles oma kodus midagi vahest valesti, siis kuna see on sinu kodu, siis mis sa teed? Sa tahad midagi teha, et seda parandada, seda aidata, see paremaks teha, see nii-öelda, et järgmine kord võiks asi paremini minna. Amen. Sa nagu öeldakse, ei mõtle selle peale, et millal ma astun minema, mis iganes. See ei peaks olema meie mõtlemine. Meie mõtlemine on see, et mis ma saan teha, et paremaks läheks, asi saaks korda ja me läheme koos edasi. Amen. Ja see on see sama suhtumine, mis meil peaks olema. Ja kui me räägime ka sõprussuhetes, siis see on küsi Jumala käest, kus on need olulised sõprussuhted. Ja ma tahan ka tegelikult, et sina võtaks aega, et paluda ja kui me palume ka siin nüüd palvekooslukutel just ka selle just Jumala plaan ka järgmise aasta jaoks, siis üks nendest asjadest on ka just see sama sõprussuhted. Ja võtame oma privaatses palveajas ka nagu öeldakse see teemaks, et palu nagu öeldakse Jumal, kus on võib-olla need inimesed, kellega ma peaksin rohkem suhtlema, kellega ma peaksin rohkem läbi käima. Ja vahest see vastus võib olla Jumalal väga lihtne ja konkreetne, see on sinu koguduse inimesed. Ja ma arvan, et see ongi, seda ma võin isegi piibli põhjal sulle öelda, kindlasti see on esimene prioriteet.
Aga võib-olla on mõni teine inimene veel, kellesse sa peaksid investeerima, kellesse sa peaksid midagi külvama, kellega sa peaksid läbi käima. Amen. Üks vahemõte see oli, ma ei ole veel päris lõpetanud. Ma olen näinud ise, kuidas Jumal on mitmeid sellised sõprussuhted, mis meil on tekkinud nagu ütleme erinevate ka Jumala sulastega, just käivitanud sellise huvitava skeemi kaudu. Ja see on enamasti hakanud, kui me oleme kokku puutnud, Jumal andnud südamesse midagi neile anda. Kas on olnud mingisugune rahaline summa või mingisugune asi, midagi taolist. Ja Jumal on sellest asjast midagi käivitanud. Mitte see, et ma olen ostnud, nagu öeldakse, sõpru endale, see ei ole see. Vaid südames, ma tahaks seda inimest õnnistada, ma tahaks talle midagi head teha. Ja sa teed selle ja plaksti Jumal loob ühe sideme ja kontakti selle inimesega. Ja sa saad aru, et see on põhjusega, sest et see on üks inimene, kelle ellu sa peaksid midagi andma ja nii materiaalselt ja võib-olla ka lihtsalt sõnaga või julgustama või läbi käima. Ja sa näed, et see on oluline kontakt. Amen. Ja et palu nende inimeste eest, kes on need kontaktid ja sidemed ja ka lihtsalt, et Jumal annaks sulle selgust selle koha pealt ja kas võib-olla on kuskil, kus sa pead midagi revideerima. Võib-olla mõned asjad ei ole niimoodi, et sa pead sõna otseses mõttes selle sõpruse üldse ära lõpetama. Vahest veel on ka mõni, ma ei saa garanteerida seda. Aga mõningad võib-olla on sellised, kus sa pead nagu oleks valitult seda tegema ja targasti seda tegema. Amen. Paletame siin veel. Halleluja. Isa, ma tänan sind jumalike sõprussuhete eest, kontaktide eest, mis sa oled meie ellu juba toonud. Ja isa, palun ka iga koguduse inimese eest, et igaüks meist me mõistaksime, kes peaksid olema meie sõbrad, kellega me peaksime läbi käima, kellega me peaksime suhtlema, kellega me peaksime aega koos veetma, kuidas me nendesse sõprussuhetesse võiks investeerida, neid ehitada, et need võiksid olla tõesti meile julgustuseks, ehituseks ja troostiks. Ja isa, samas, et ka meie usk võiks nende usku üles õhutada. Isa, palun, et iga inimene võiks tõesti käia sinu tahtes. Ja isa, et ta ei oleks kõigutud ja lükatud, et ta ei oleks olukordadest, probleemidest või konfliktidest lükatud, vaid et ta oleks istutud sellesse kohta, kus sina oled tema pannud, pühendunud ja tõesti haaramas kinni sinu plaanist ja sinu eesmärkidest. Tänu sulle, isa, selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Aga meil on täna leiva murdmine.